6. käik. Tere kallid rallisõbrad! 24. jaanuar 2024 tähistab siis 6. käigu jumal teab mitmenda hooaja esimest saadet. Saatejuhid jätkuvalt Gunnar Leheste ja Roland Poom. Ja, tervis ka minu poolt jälle. Roland tunnistas, et tema üritas kokku lugeda, mitu saadet on tema olnud selle mikrofoni taga, aga jäi hätta. Ja, ma jäin täiesti hätta ja mu mõte oli ausalt öeldes alguses hea, et ma võtan Spotify's ja kuidagi lihtne, ma näen kohe ära, kes on saatejuhid, kes on mida teinud, et mis hetkest mina tulin. Ja kui ma siis hakkan sealt vaatad, mis see nimi on või korra kuulad läbi, kes räägib, lähed tagasi ja viskab jälle alguses tagasi ja neid on miljon saadet lihtsalt, nii et kahjuks see jäi pooleli. Aga kiire loogika ütleb seda, et 4 aasta äkki ma pakun. Ja 13 etappi, 4 per etapp on ju 40, 50, no ütleme see ikka paar sada kindlasti. Ja selgi aastal vähemalt 13 etappi, 6. käiku tõenäoliselt oleme ikkagi väljas ka Rally Estonial, mis siis, et EM-etapp ja nii ongi. Jaa, see on ju ausalt öeldes, me oleme sellest rääkinud, ka Rally Estonia on koht, kus peab kohal olema, vahet ei ole, kas see on... Olgu kas Eesti meistrivõistluste etapp. Täpselt, me lähme sinna kohale ikka, sest see on nagu äge, mida tehakse. Ei, Rally Estonia pole enam olemas, on Delfi Rally Estonia. Oota, mis asja? Suur uudis eilne, magasid maha. Jaa. Delfi sõlmis nimisponsori lepingu aastas 2024 ja 2025. See on vägev. Ma ausalt magasin selle maha kuidagi. Eile oli pressikonverents ja seal siis Urmo Soonvald ja Urmo Aava allkirjastasid vastavad propuskid. Kas see on ju ülikõva värk? See on päris kõva asi, jah. Järgmine ma tulen viisakamalt siia nüüd riidesse, et ei tule dressides, et ikkagi nagu peab siin Rally Estonia mainet ka siis ülal hoidma natukene. Jaa. Mis me siis täna teeme? Me räägime Monte Carlo rallist, hetkel on käimas shakedown ehk testikatse. Me räägime mitmetest uudistest ja kõlakatest ja muudatustest, mis on vahepealse aja jooksul, kui meil siin Jaapani ralli lõppes, me ei teadnud veel pooli asju. Vahepeal oleme palju targemaks saanud, on palju vett merre voolanud, nagu öeldakse. Inimesed on jõudnud maha jahtuda, siis on jõudnud tulla uued uudised, et võib-olla ikkagi pöörame teistpidi ja inimesed on jälle üles köetud ja üks igavene jant. See, ütleme, eks see jant hakkas minu meelest eelmine aasta juba poole pealt peale ja et mida, kuidas tehakse ja see jant jätkub. Aga vähemalt midagi on tehtud ja midagi nüüd me proovime siin sarjas siis uut moodi teha. Ehk siis ma arvan, et kõige esimene asi, millest võiks rääkida, on punktisüsteem. Jaa, enne kui me helistame Jaanile, räägimegi selle punktisüsteemi ära, sest see kütab kirgi tänase päevani ja teen reklaami siin Go3-le, kes oma Facebooki lehel eile selle punktisüsteemi kõige ülevaatlikumal kujul nii-öelda vaatajatele välja pani graafiku kujul, Elvin Evansi pilt on siin kõrval. Ehk siis punktid laupäeva õhtuse paremusjärjestuse põhjal on 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. 10 parimale. Selleks, et need punktid ka endale kontosse salvestada, pead sa ka pühapäeval suutma lõpetada. Ja see teeb selle tegelikult päris minu jaoks ausalt hetkel, ma ütlen veel põnevaks. Eks me hooaja jooksul ma näeme, kuidas see olema hakkab. Aga minu jaoks teebki sellest põnevaks see, et sa pead pühapäeval lõpuni jõudma. Sest pühapäeval on ju veel. Ja pühapäeva eest saad sa veel punkte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ehk siis seal saavad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paremat punkte. Ja lisaks ei ole ka ära kadunud Power Stage. Ja see pole veel kõik, nagu ütleb Hobbyhooli või mis see oli. Jah, Top Shop. Teleturg oli kunagi. Punktikatse punktid ka meil alles. 5, 4, 3, 2, 1. Ehk siis pühapäeval on lauas veel 12 punkti. Minu käest on küsitud päris palju, et mis ma arvan sellest, et see tundub nagu nii keeruline kõigile võib-olla sellistele kuidas nüüd ralli, ma tahtsin öelda pühapäeva vaatajatele, aga pühapäeva rallit tavaliselt vaadata reede vaatajatele, et ei saa hästi aru. Ühesõnaga tegelikult... Kui ennem oli 25 pluss 5 võimalik saada, siis nüüd on 18 pluss 12, matemaatika teeb ikkagi 30 kokku. Kogu summa jääb samaks, mida võimalik rallit koguda. Ma ei oska täna öelda, kas see on hea lahendus või ei ole, ma arvan, et mitte keegi ei oska seda öelda, aga ma usun, et me näeme poole hooaja peal juba saame aru, kas see sobib või ei sobi, aga ma pean ütlema, et see toob vähemalt hetkel mingisugust elevust veidi.
mingisugust põnevust juurde. Ja täpselt nagu ma just ütlesin selle pühapäeva pärast, sest praegu ikkagi pühapäevalt tiksuti läbi, on ju. Ainult Power Stage jäi, siis tegelikult nüüd ikkagi tuleb pühapäev sõita ja et laupäeva punktid kätte saada, sa pead ju pühapäeva lõpetama, nagu sa ütlesid. Et see toob minu meelest väikse sellise põnevuse juurde, et vahet ei ole, mis vahet sul seal on sees. Tuleb sõita, tuleb punkte koguda, ja eks me näeme siin, ma arvan, pool hooaja pealt, et kuidas see nagu päriselt saab. Ja tegelikult nagu FIA ütles, et ega nad ei ole laulatatud selle mõttega, et kui ei sobi, siis järgmine aasta muudame ära. Ja minul on selle punktisüsteemiga alguses olid kahetlised tunded. Ma olin ka, et mida helli, kuidas nii saab, et 5. koht võib järsku saada rohkem punkte kui esimene. Et kes meil siis ralli võidab, kas see, kes saab rohkem punkte või see, kes läbis selle väiksema ajaga. Aga nii, mida rohkem ma kuulen selle punktisüsteemi vastaste kiunu, seda rohkem mulle see punktisüsteem meeldima hakkab. Sest kas mitte seda me ei tahtnudki? Et pühapäeval oleks ka midagi mängus. Täpselt. Ja 12 punkti ja ma ütleks, et midagi nagu mängus. Ma olen jumala nõus ja ma ei oleks selle mõtte peale ise tuld, et punkte niimoodi jagada. Igal juhul oli ju kindel eesmärk pühapäeva põnevaks teha. See on üks võimalus, kuidas seda teha. Ja eks me näeme, aga ma tõesti ise poleks sellise asja peale välja tulnud, et niimoodi hakata punkti jagama, aga mine tea, võib-olla mega hea lahendus. Oleks tahtnud olla kärbes seinal sellel koosolekul, kus see punktisüsteem välja pakuti, et kas see taadid, kes seal laua ümber oli, ütleme 8-10 tükki, kas nad läksid laua tagant ära niimoodi, et tegime päris okei asja. Et kas see on nagu see õpetajate palgateemal läbirääkimised seal kuskil laua taga, et kokkuleppele ei jõuta. Tundub, et kokkuleppele jõuti, nii et selleks paremini. Ei ole, teeme mingi muudatused ära. Aga ma arvan, et kokkuvõttes, me selles mõttes hetkel peame rahul olema, sest midagi muudeti. Kas see oli hea muudatus? Näeme varsti. Ja, nagu sa ütlesid, et võib-olla muudataks tagasi, seal tegelikult on veel lõhus, et äkki poole hooaja pealt muudame tagasi. No seda ma ei poolda. Ma ka pigem see kuidagi teeb asja nagu jälle nende nii-öelda ainult reede vaatajate suhtes kuidagi täitsa nagu kaoseks selle asja. Aga nii on ja nii jääb. Ja, selles mõttes võtame vastu, mis meil on ja me lähme sellega edasi. Aga teeme nüüd äkki kõne kappi. No, teeme ära. Nõrga G-ga kappi. Kappi, jah. Ja kapis, nõrga G-ga kapis on meil nüüd Jaan Martinson otseühenduses. Jaan, oled veel elus? Jaa, ma olen nüüd vägagi elus ja nüüd on vähemalt temperatuurid siin kapis vähemalt normaalseks läinud, et enam ei pea alavuse käes piinema, kui välja läheb, et siin praegusel kellaajal on langenud juba 15 kraadini see õhk ja tegelikult on see päris karm, mis siin kapis, Sisteroonis ja kõikjal siin, kus Monte Carlo ralli sõidetakse, et toimub. Ja mitte sellepärast, et siin valitseks liigne palavus, siin on umbes 18-19 kraadi, aga tundub nagu 21-22, sest päike sirab kogu aeg ülevalt alla. Karm on see, et toimub taaskord täiesti tavaline asfaltiralli, kus ei ole mitte mingisugust lund ega jääd. Kuigi korraldajad ju kolisid just sellepärast rallikeskuse Monte Carlost ära ja kappi tagasi, et äkki annab see ralli õige Monte Carlo ralli mõõdu välja, aga absoluutselt ei anna. Kuidas siis me siia punkti jõudsime? Sa oled lugenud erinevaid kliimapesu ja rohepesu raamatuid. Kas see on ikkagi kliima soojenemine, mis siin toimub ja Monte Carlo ralli selline, nagu me teame ja tahame, et see oleks vajub unustusse? Ei, päris ta niimoodi ei ole, aga lihtsalt ilmada, et mängis parasjagu mäkra, sest nädal tagasi oli siin parajalt külm ja ma just vaatasin, jälgisin neid temperatuure, siin olid kenad miinused, lumesadu, kõik, et oleks see ralli toimunud nädal poolteist tagasi. Et siis oleks kõik korras olnud ja oleksime saanud paraja actioni, aga lihtsalt juhtus nii. Ja see ei ole tegelikult erakord, ma siin uurisin ajakirjanike käest, kas nad mäletavad või mitte ja siis üks Soome ajakirjanik mäletas, et aastal 2005 olid sarnased olud siin olnud. Ehk siis järgmised 20 aastat on kapi ümbruses vähemalt midagigi olnud lund ja jääb natukene. Aga nüüd on
päris niuke kuiv või niiske asfalt, kuigi jah, siin Cisteroonis 50 kilomeetrit kapist eemal, kus minagi elan, et seal on paar paika, kus on tee servas lund, mis siis nii-öelda päeva jooksul sulab, nired voolavad asfaltilt alla ja nüüd ei tea, kuidas kas öösel külmutab jääks või mitte ja kuidas ta hommikuks või siis õhtuks Cisteroonis sõidetakse need neljapäevased öised katsed, et kas jäätub ära või mis, mõned kohad siin on, kus võib midagi juhtuda, aga ülejäänud on ikkagi väga turvaline tingimuste poolest. No sa oled terve tänase päeva seal rallipargis viibinud. Mis on põhiteemad, mille üle kas või ajakirjanikud omavahel arutlevad ja rallimehed samuti? No siin on, üks asi on see uus punktisüsteem, aga keegi tegelikult väga täpselt ei adu, et mida see tähendab. No ühest küljest hea küll, matemaatikaks. Ma arvan, et teleekraanil ja arvutiekraanil me näeme täpselt ära, millised on punktiseisud või mis. Aga keegi ei saa aru, et kuidas see taktikamäng võiks välja näha, kas hakatakse midagi siin kottima või ei hakata, et kuigi nii ja naa, siin ma ei näe nagu võimalust, ikka pane lapaks põhja ja anna tuld nii palju, kui torust tuleb, et vaevalt siin nagu stardikohtade pärast siin väga muretsema hakatakse. Järgmine asi on ikkagi see praegune ralli olukord, et just rääkisin hetk tagasi soomlastega, et mis saab Suninenist ja nad ei osanud ka mitte midagi öelda, et ei tea, et tema parim võimalus on Hyundai teises tiimis Rally 2 sarjas sõita, aga see sõltub sellest, et kui palju ta ise raha leiab ja kõik nii. Tegelikult on ju väga hea sõita, kes tegelikult võiks sõita ka Rally 1 ehk siis põhisarjas. Täpselt sama on Oliver Solbergiga ja siis need seal mitmed veel noored mehed. Siis antaks oma õlg ette, et soomlased saaks nende selle najal nutta. Et neil on tõesti siin probleem, nad on kohale tulnud, aga neil sõidab ainult Sami Pajari ja ka tema ei kogu Rally 2 arvestuses punkte, vaid testib Toyota autot ja ta alustab oma hooaega Rootsis. Et need on need teemad, millest siin räägitakse ja ralli tuleviku kohta ka siit sealt on kuulda ja keegi siiski ei usu, et nüüd juba järgmine aasta tuleks Rally 2+ autod MM-sarjas nagu põhiautodeks. Et tegelikult siin mitmed autotootjad on öelnud, et kuulge, me tahame ralli MM-sarjas näidata oma parimaid autosid, näidata oma tehnoloogiat. Aga me ei saa seda teha, kui on stardis mitte nii võimsad ja mitte nii ägedad autod. Võta see Vormel 1 ära ja pane asemele Vormel 2. Ei ole ju nii seksik. Jaa. Palju üldse ajakirjanikke kohal on? Keda veel peale sinu see WRC kotib? Tegelikult on siin ajakirjanikke palju, aga see tuleb Monte Carlost ja prantslastest, et siin on väga palju kohalikke ajakirjanikke ja siit on siia on ju lähedal tulla ka, eks siin on itaallasi kohal ja veel kõik see vanast ka soomlasi on natuke vähemaks jäänud ja just sellepärast, et neil nagu sõitjat ei ole, aga need kõik põhikodanikud on ikkagi kõik olemas Prantsuse ajakirjanikud Autohetost ja autospordist ja see sakslane, kes alati käib ja tegelikult massi on, aga ma ei ole kindel, kui palju siis tulevad neist Horvaatiasse või kui palju lähevad Keeniasse, et seal võib see ajakirjanike kaader väga napiks jääda. Kas ajakirjanike eest hoolitsetakse kuidagi teisiti, et neid oleks rohkem ja tuleks rohkem? Pakutakse süüa ja juua rohkem? Ei, seda ei ole, tähendab siin nii palju head on, et meil on neid sarvesaiu croissante on siin nii palju kui tahad ja croissantega šokolaadiga ja siis kohvimasin annab tasuta kohvi ja vett saab. Et see on kogu privileegid. Et anti ka
pisikene veetermos, aga see on sellepärast, et nad ei taha veeautomaadi juurde panna topse, kuna see on loodusvaenulik ja siis igale ühele eraldatakse siis oma pisike joogitermos, et saab juua võtta. Kirjuta artikkel, kuidas täidavad kliimaeesmärke. No aga nii täidavadki ja nad siin, siin on igasugust jaburdussi ajavad selle. Nüüd on ju, kui lugesite, seal oli vormel 1 etapp hakkab Madridis toimuma ja siis kõik ütlevad, et see on nagu lähem koht kui Barcelona, ja see on lennujaama lähedal, et see täidab kliimaeesmärke, ehk siis fännid ja kõik tiimid ja kõik tulevad lennuväljalt otse rajale. Et nad ei pea sõitma 50 või 70 kilomeetrit. Et see on vähem süsihappegaasi ja siin rallis on samasugune rohepesu käidmine. Palju sul on seal sõitmist Prantsusmaa ja Monte Carlo ja kõige selle vahet? Seekord vedas, et enam ei ole pressikonverentsid Monte Carlos, vaid on täna õhtul, ehk siis kolmapäeva õhtul on siin meediatund, ehk siis meedia 1,5 tund, kus saab sõitjatega rääkida ja homme Monte Carlos ei ole muud kui ühispildistamine, siis on paar sõna seal publikule ütlevad rallimehed ja hakkavad siis vaikselt kapi poole tulema, nii et mul jääb see siis 300 kilomeetrit siit kapist Monte Carlosse ja sealt siis kohe samal õhtul tagasi see jääb sõitmata ja siis tuldi rallimeestele ka sellega vastu, et tavaliselt oli nii, et nad lõpetasid laupäeval oma sõidud ära õhtul ja siis veel õhtu pimeduses nad pidid sõitma Monte Carlosse, kus siis hommikul starditi 3-4 viimasele kiiruskatselega. Nüüd on nii, et nad hakkavad siit kapist pühapäeva hommikul tulema ja siis vahepeal enne Monacosse jõudmist sõidavad need kiiruskatsed läbi. No aga pühapäeval pead ikkagi võtma teekonna ette? Jaa, aga eks ma pean ju minema Nitsasse, kust mul esmaspäeva hommikul lend läheb ja mul tavaliselt autoga ma Monte Carlosse ei lähe, kuigi meil on parkimiskohad, aga seal on täiesti peavalu kogu see liiklus ja kõik pühapäeval, et ma annan auto ära ja Nitsast tuleb rong, sõidab vist 20-25 minutit kenasti Monte Carlosse ja siis rongiga tulen ka tagasi, et see on määratult mugavam ja ei reosta nii palju loodust, CO2 jääb õhku paiskamata mul. Jaa. Kuule, aga valmistu siis meedia 1,5 tunniks ja ootame siis Oti kommentaare ja videot päris toredale Shakedowni ajale. Selge, kindlasti teen seda ja et siis kuuleme homme, ülehomme ja sealt edasi veelgi. Täpselt nii. Kohtumiseni. Kohtumiseni. Meie paneme siin edasi, kõlli vahele ei lase. Esimene saade on meil siuke kingime reklaami vabalt teile. Seda ju kuulajad armastavad. Jaa, asjaga tegeletakse. Jaa, aga kuule, me oleme natuke ikkagi veel võlgu kuulajatele, et kui me rääkisime punktitabeli uuendamisest, siis tegelikult ka me peaks ära mainima sõitjate vangerdused. Jaa, absoluutselt. Ilmselt on kõik rallisõbrad ja fännid loomulikult juba teadlikud, aga alati võib olla see üks, kes ei tea, nii et me tema jaoks räägime. Et ma arvan, et kõik võiksid seda teada, et Ott Tänak siirdus Hyundai'sse, aga võib-olla kõige suurem üllatus Hyundai poole pealt oli hoopis see, et Sunninen sinna ei saanudki, sest tegelikult terve hooaeg minu meelest, või tähendab see teine pool hooajast juba minu meelest Sunnineni manager Jouhki just, ei tulnud praegu välja see mul. Jouhki minust rääkis pool hooaega, et Sunninenil on leping taskus ja X arv rallisi juba lukus, et vaatame, mis teeme, äkki saame täishooaja ja nüüd lõpuks mitte midagi. Minu jaoks oli see väga suur üllatus ja võib-olla veel suurem üllatus oli see, et Mikkelsen pandi asemele. Seal on see ütlus, et tantsi, tantsid. Keegi tuleb ikka nurgast. Ja reaalselt see juhtus võib-olla isegi võib öelda jälle ja Mikkelsen tagasi ralli ühes. See oli minu jaoks sellise täiesti nii-öelda surnud võimalus juba, et Mikkelsen võiks ralli ühte tagasi jõuda. Ma ei ütle, et see nüüd kuidagi halb on. Pigem jälle saab olema kindlasti huvitav jälgida seda Mikkelseni kulgemist, aga ma arvan, et sealt liiga palju hetkel loota ei ole. Aga
igal juhul nagu mega üllatus see minu meelest oli. Ja teine üllatus, ma ei tea, kas Jaapanis vist juba oli juttu sellest või tuli minust tuli pärast Jaapani, kui finišilipp oli langenud, siis Kalle Roompere teatas, et ta teeb järgmise aasta poolhooaega. Põhimõtteliselt seal vist tuli mingi nii-öelda pressiteate moodi asi pärast. Mäletan, olin tol hetkel just välismaal rannas, kui lugesin, et Roompere teeb poolhooaja, see oli päris suur üllatus, et me eks ta ju rääkis pikalt, et nagu vaatab mis, kus, aga see tundus kõik selline, et rohkem nagu mingi PR jutt, et midagi peab rääkima. Aga see, et nagu tõsiselt poolhooaega maailmameistri teeb, on igal juhul, ma arvan, oli kõigi jaoks päris selline šokeeriv uudis. Aga nii on, selles mõttes mees, kui ta tunneb, et nii on hea, siis järelikult nii on hea, et pahaks ei saa panna. Keegi kuskil lobises juba välja, kas Neville äkki, et ta juba teab, et järgmised 2 hooaega teeb täishooaja, et... Ja, ega tegelikult sellega oligi huvitav, et ega Roompere ei öeldi välja, et tuleb tagasi ja et mis X arvu hooaega siis ta nüüd teeb, ja Neville ütles, et tuleb tagasi, teeb 2 hooaega. Et see oli nagu selline, tundus kuidagi vihje, et ta teab natuke rohkem vist milleskist. Eks Roompere on ilmselt sõitnud juba sama kaua vähemalt rallit, kui seal kõik ässad seal eespool ka on, lihtsalt kuskil kohalikes sarjades või kodus jääraja peal 7-aastaselt. Aga see oli paras üllatus, Ei, hukka ei saa mõista. Ma lisan veel selle, praegu tuli meelde Mikkelseniga, et Mikkelsen ütles ju välja, et M-Spordit oli pakkumine terve hooaeg tal sõita. Ja lükkas tagasi selle pakkumise. Vaadates, kuidas M-Sport liigub kas või selleks shakedownil, siis ma arvan, et õigesti tegi. Ja ei, seda küll. Aga huvitav minu jaoks oligi pigem see, et M-Sport selle pakkumist tegi. Et Mikkelsen ei too ju raha tõenäoliselt neile, et Mikkelsen tahab ikka palka saada sellest, mis ta teeb. No ma ei tea, kui suure pakkumisega oli tegu, võib-olla lihtsalt tule sõida ja raha ei maksa põhimõtteliselt, et see võiks loomulikult olla. Aga ütleme, see ilmselt tingis selle, et Munster on tervet hooaega sõitmas, et eks see suur rahakott oli see, mis selle Munsteri sinna terveks hooaeks pani, aga sellegi poolest M-Spordi poolt vaadates üpriski nigel olukord sõiteid vaadates on ju, et kahjuks ei ole neil kedagi seal sellist, kes nii-öelda võiks vähemalt loota midagi. Et ma arvan, et Formeau poolt ka me nagu hakata mingit tulemust loota on natuke liiga palju. No Formeau puhul ainus koht võib-olla tulemust teha ongi Monte Carlo. Ja mõni võib-olla mõni üksik võib-olla säravetk veel, aga ma ei taha kuidagi uskuda, et sealt nagu midagi tuleb, loodetavasti hooaja jooksul ta kuidagi, ma ei tea, saab rohkem käppa seda pilli ja kuidagi tunneb kodusemalt, aga kahjuks ma isiklikult hetkel liiga palju ei oota sealt. Ja teine, kellelt võib-olla võiks oodata, aga ma millegipärast ei julge midagi oodata, on Takamoto Katsuta, kes sõidab terve hooaja punktidele, meeskonna punktidele. Esimest korda. Värske tiimiomanik muuses tegi oma tiimi Jaapanisse. Ma ei teadnudki seda. Jaa, mingi uudis käis läbi küll. Aha, väga äge. Aga tüübile on pandud päris karm selline kohustus tegelikult kaela nüüd. Ta on selleks ajaliselt, ta peaks juba selleks valmis olema, tegelikult oleks pidanud juba paar hooaega tagasi olema, mina arvan. Aga ta tundub, et ta kuidagi nagu mentaalselt võib-olla ikkagi ei ole päris selleks valmis, sest me oleme seda päris palju näinud, kus ta sõidab häid aegu, võib isegi liider vahepeal olla, siis see kustub ära ja midagi juhtub kogu aeg. Et Taka on minu meelest kogu aeg see sõita, kellel kogu aeg midagi natukene juhtub. Õnneks ta nagu alati päästab neid olukorrad kuidagi ära ja lõpuks ikka tuleb, aga kogu aeg midagi juhtub. Nüüd Evansiga koos olla põhimees, kes toob punkte, on päris karm selline koorem õlgadel. Ma kardan, et me oleme näinud seda varemgi tegelikult, et kui on sõitjatele pandud selline nii-öelda kohustus, et sina nüüd tood punkte terve hooaeg, siis see asi ei lõppe hästi. Ja ma kardan, et Takaga võib see sama asi juhtuda. Kuigi Jaapan oli väga hea, kui ta suudaks selle sama momentumiga edasi panna, oleks super. Aga kas suudab? Kahtlane. Tahtsin veel Roompere kohta ju, täna hommikul läbi Soome meedia uudis, et Haltunen seal ütles, et
pole üldse välistatud, et Rovanpera tiitlile ei sõida, et kõik on võimalik, pooliku hooajaga on võimalik. No me nägime ju, kuidas Ogier alustas. Päris pikalt oli konkurentsis on ju. Ja, ta oligi, ma arvan, poole hooaja peale veel konkurentsis. Ja nüüd selle punktisüsteemiga eriti võib igasugused anomaaliad sisse visata. No täpselt, et uus punktisüsteem midagi ei tea. Aga pigem nagu ei hakka selle peale nagu lootma ja mängima, et see on pigem selline mingi arvukordne juhus, kui see peaks Teistel peab ikka väga palju ebaõndama. Aga kui me võtame sellest sõitjate listi siis nagu kokku, siis ma arvan, et vähemalt sellega peavad kõik nõustuma, et mingit põnevust on. Ja ma arvan, et see Shakedowni tulemused, kui mis praegu on sõidetud, natuke näitavad seda, et põnevust võiks olla ja võiks tulla, sest Hyundai ja Toyota tunduvad ikka suht võrdsed. Väikse eelise Toyotale vast annaks, sest nad on ikkagi viimased hooajad kiiremad olnud. Ja, seda küll, et Oti poole pealt ka, et õnneks ta ütles, et see auto ei tundunud nagu nii palju, ma ei tea, et see auto pigem oli nagu ta oli ka siis, kui ta sõitis sellega, et midagi liiga palju muutunud ei ole, mis on iseenesest positiivne, et see ei ole nagu täitsa uus koht tema jaoks ja ma arvan, et ka jälle Shakedowni tulemust vaata, siis ta tundub nagu suht kodus olevat selle autoga, et see on kindlasti positiivne. Lahe saab olema näha nende kahe mehe võitlust nüüd, Ott ja Thierry. Ja, no see ongi põhiküsimus, et kuidas need kaks meest ühte tiimi ära mahuvad. Jep, ja Võt see, jah, ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad selle ära mahuvad, aga igal juhul mõlemad tahavad tiitli peale sõitma minna. Soovitan kõigil vaadata Dirtfishi video preview'd, ehk siis eelvaadet, kus Colin Clark, David Evans teel Monte Carlosse hüppasid läbi Andrea Adamo juurest. Ja Andrea Adamo on neil siis külaline stuudios ja esitati talle ka küsimus, et kuidas Ott ja Neville ära mahuvad. Adamo ütles selle peale, et esiteks, et kahte kiiret sõitjat manageerida on palju lihtsam kui kahte aeglast. See oli selline pool huumoriga. Ja ta ütles, et tegelikult ta arvab, et ei tule suuri probleeme. Probleemid võivad tulla siis, kui on mingi koht, kus tiim peab minema kahe erineva refi taktikaga peale. Aga kuidas sa ühele mehele seletad, et sina lähed selle potentsiaalselt kehvema taktikaga peale? See on päris trikki ja tegelikult isegi Sest variant on, et mõlemad põruvad ja keegi ei taha olla see tiim, et kus kaks põhisõitjat ühel katsel põruvad refitaktikaga. Jaa, ma arvan, et mingi hea paralleeli võib praegu Dakaris ka tuua, kus mingi hetk oli minu meelest Audi kolmik oli top 5 ja ühel hetkel pidi hakkama Sainzi aitama, et ütle ühele mehele, et sina nüüd stardid ja võta too maha ja põhimõtteliselt vaatad, et teist on vaja aidata võib-olla. Et suht sarnane nagu loogika võib ühel hetkel tulla. Aga jah, kui sellised mehed on nagu võib-olla Dakaril on seda kuidagi lihtsam nagu presenteerida seda ideed meeskonnale või sõitjatele, aga rallis, kus võimalus, et midagi juhtub, on oluliselt väiksem kui Dakaris selles mõttes, siis jah, sõitjatele poole pealt, ma ise see juht ei tahaks seal olla ja seda infot seal ütlema hakata, et kes mida tegema peab. Ja mis puudutab tiimikäsklustesse, siis ma arvan, et eks hooaeg annab arutust, kui ikka üks mees on poole hooaja pealt ikkagi kõvasti ees, siis midagi pole teha, teine mees peab mütsi tõmbama silmini ja tegema seda, mis öeldakse. Jaa, ma olen jumala seda meelt, et ma ei teagi, kuidas seal tegelikult täna see asi jaotatud on, ma ilmselt ei ole räägitud, aga hooaega alustada võiks võrdselt. Absoluutselt. Ja ongi see tõenäoliselt kuskil poole hooaja punkt, kus tuleb ühes saab number 1 ja teises saab number 2, loodetavasti nad ei ole seal kuskil võrdselt tulemas, et see läheb eriti keeruliseks. Ma arvan, et Montes on hoopis keerulisemas olukorras Jari-Mati Latvala, sest me võime ju peagi mürki võtta, et kui midagi juhtu, siis Ogier paneb pikalt eest ära. Ja kuidas ütled Ogier'le, mees seda pool hooaega, aga meil on Evansit vaja tiitlida. See on päris huvitav et kui Ogier peaks olema ees ja Evans otse järgi, et peaks, loogika ütleb, et selle switchi peaks ära tegema, sest Toyota tõenäoliselt selle sõitjate rivistusega peab hakkama taktikamängu tegema esimesest etapist peale. See ei ole võimalust, et vaatame poole hooaja peal, kus Evans on. Ta peab hakkama kohe nagu esimesest etapist neid punkte ükshaaval kas või kokku korjama. Teine, ma ei tea, kujuta ette, et tuleb Kalle mõnel etapil nüüd siin appi ja samamoodi ole pikalt eest. Ütle maailmameistri, et kuule, võtta hoog maha et Evans tahab meelde saada. Suht karm. Aga seda peaks tegema tegelikult, kui nüüd mõelda suurt pilti, et ilmselgelt on Hyundai eelises täna sõitjatega. Et kui seda kohe tegema ei hakka, siis ühel hetkel on nagu hilja seda teha. Et selles mõttes saab olema igatepidi põnev.
Kahju on muidugi, et me siin tiitli soosikuks ei pea ühtegi Fordi, et meil tegelikult on ikka kaks tootjat omavahel kemplemas. Loodame, et see asi muutub kunagi. Üks suur kõlakas ka, mida me pole nüüd siin lahanud, on veel see, et kuulduste kohaselt kaalutakse varianti järgmisel aastal kaotud ära selline asi nagu Rally 1 auto. Sõita Rally 2 pluss autoga, mida iganes see siis tähendab. Ehk siis, kuna meil Rally 2 autode maailm, tehased töötavad täistuuridel, on ju. Et siis pole ju tegelikult paha mõte. No jaa, ma olen selles mõttes, ma olen selle mõtte poolt kogu aeg olnud, aga siin on lihtsalt paar aga, et see auto nagu peaks olema jällegi tehnoloogiliselt nagu sarnane nagu praegu on, ja see peab sisaldama seda hübriidikitti, sest nagu Jaan ennem ütles, et muidu need tootjad ei ole huvitatud sellest ikka, et nad tahavad oma mingit kõige paremat tehnoloogiat, kõige kiiremat autot näidata, on ju. Aga see, ma arvan, et võtame lihtsalt mingi paralleeli, kui me võtame näiteks 2015-16 veel selle nii-öelda üle-eelmise generatsiooni autoga, on ju, WRC auto, siis see auto on täna selgelt aeglasem kui täna Rally 2 auto. Rally 2 auto on tegelikult kiire, kui sinna lisada veel, ma ei tea, turbokõri vähe suuremaks seesama hübriidikitt peale aerodünaamikat juurde, siis ma tahaks arvata, et visuaalselt seda ei ole kuidagi kehvem vaadata. Mine käi vaata mõnda kohalikku rallit, jube lahe on, kui need R5 ära tulevad ja siis nagu pole midagi rohkem vaadata. Et tegelikult see on lihtsalt selline nii-öelda perspektiivi küsimus, et kui sa näed kiiret autot, loomulikult see R5 või Rally 2 tundub juba aeglane, aga kui see on veidi modifitseeritud ja nii-öelda seda kiiret varianti seal juures ei ole, siis ma arvan, et tegelikult nagu sa ei saa seal visuaalselt aru midagi. Selles mõttes ma pooldan seda ja kuna siin peab ikkagi nagu väga pikka pilti vaatama, et me ei räägi siin, et ma ei tea, 10 aastaga peab meil kõik selge olema, siis tegelikult nagu proovida üheks generatsiooniks midagi sellist ei ole, ma arvan, kõige halvem mõte. Alati saab tulla tagasi. Aga täna on ilmselgelt, ma arvan, ralli sellist seis, kus peab kõike proovima. Tõenäoliselt see ei ole kõige populaarsem arvamus, aga ma ei näe ka, et see midagi hull oleks. Isegi Ogier ütles juba testikatse finišis, et ralli sarjaga üldiselt peab midagi ette võtma, et kasutas oma poodiumid kohe ära. Aga mis sellele kõlakale lisab nagu usaldusväärsust ja seda arutasid ka Mehed ja Nuta saate Kuldne kolmik, et FIA ei ole seda ümber lükanud. Et kui see ei vastaks tõele, siis oleks juba oodata peakontorist, et kuulge avaldust, et see ei vasta absoluutselt tõele, et see on mingi tühi jutt. Aga seda ei ole. Aga seda avaldust ei ole. Tõenäoliselt ega nad ei ole ka, ma arvan, et see ongi laual ja see ongi üks variant laual ja tõenäoliselt seal on, ma arvan, 3-4 varianti laual, et mis siis nagu käiku läheb. Ega me ei saagi seda teada varem ja eks me saamegi spekuleerida ainult. Aga nad peavad sellega tulema hooaja jooksul välja. Millal tavaliselt see deadline nagu on, kui on... Ma ei tea, järgmise hooaja autot tahaks ju selles mõttes ju arendada. Ma praegu ei suuda üldse meenutada, millal tuli viimase generatsiooni, siis uus generatsioon, millal see info avaldati autode kohta. Ma tean, et Temsport ehitas juba ammu enne põhimõtteliselt, kui tulid regulatsioonid välja. Seda ma mäletan, kui see hübriid tuli, siis põhimõtteliselt viimase etapini polnud teada, mismoodi see tööle hakkab. Hyundai põhimõtteliselt ehitas vist 2 kuud alles enne etappi auto valmis. Kui siit midagi tuleb, siis ega see ei saa tulla poole aasta peale. See peab tulema ikkagi kevadel, ma pakun hiljemalt kõik regulatsioonid jutud välja, et meeskonnad saaksid valmistuda millegiks. Tundub, et see on nagu väga rets hüpe oleks, et nagu anda mingi 9-8 kuud aega selle auto ehitamiseks, aga mine tea, kunagi neid FIA tegelisi ei tea. Ma loen praegult Enzo Ferrari eluloo raamatut, see on selline takoine 600 lehekülge ja seal jõudsin kohani, kus räägiti 1952 F1 hooajast ja siis mul oli oot, see on nagu tänapäeva WRC. Nad otsustasid, et kuna F1 oli konkurents nii hõre, nad andsid ühel hooajal MM-tiitli välja F2 autodega. Kuna seal tehas jällegi tootis ja Ferrari oli, super, me on F2 autoga maailma parim, et võtame lõdvalt ära. Et ma arvan, aga kuidas see lugu nagu edasi läks? Kas see nagu... Nad tulid tagasi F1 autodele eelmine aasta. Okei.
selles mõttes ma olen nagu seda meelt, et tegelikult peakski nagu vaatama võimalikult palju ajaloos, mis tehti, kui see tehti, kas see toimis. Ma loodan, et nagu FIAs teevad ka seda, aga tegelikult ma arvan, autospordi ajaloost on nagu selliseid punkte nagu väga palju võtta. Ja mis tehti, et siis pärast selle F1 sai nagu nii populaarne sari, nagu ta praegu on. Et ma arvan, et rallil on... No rallil on puudu Netflixi sari. Alustame sellest. tegelikult on, jah. Sest ma arvan, et nagu vahet ei ole, kus sa oled USA-s. No, USA-s ralli väga populaarne ei ole, aga kui need ma ei motorspordi... teist sõitjad peale Sean Johnstoni ja Ken Blocki. Ega ma ka ei tea. Ma ka ei tea. Et tegelikult seda turundada on võimalik, isegi siis, kui seda võistlust muidugi on, vennad on jumala kiftid ju. Jaa, sest sellist actionit, ma arvan, nagu rallis, no ma olen kindel, et seda ei saa muust motorspordist kätte põhimõtteliselt. Aga see tuleb lihtsalt see koju kätte tuua, keegi ei viitsi seda 24 tundi all live'i vaadata. Netflixi sari, hooaeg, 13 episoodi, iga etapi pealt episood. Ma arvan, et ideaalne. Või siis iga persooni pealt või et kuidas keegi laseb endale kaameraid ligi. Yeah. See tennisesari on nagu väga persoonipõhiline. F1 sari oli rohkem etapipõhine, et saab teha igate poodi. Aga millest meil veel rääkida oleks sõitjate poolest, võib-olla Shakedowni refresh teha. Shakedownil on uuendus muide, et ei pea enam sõitma 3 korda, vaid 2 korda ja praktiliselt kõik on seda ka teinud, et 2 korda 3. võid sa teha demosõidu mõnele oma sponsorile või VIPile ja Ott Tänak on võitnud selle 0,1 sekundiga, Elvin Evans ees, Thierry Neuville 3., Sebastien Ogier 4. Vana hea kolmik. Ütleme, muidu oli siis 4, aga ütleme vana hea kolmik. Oti poolt, ma arvan, et tuleb võtta müts maha selles mõttes, et uue autoga ikkagi uue meeskonnaga tempos. See tegelikult on kõva sõna, ma ütlen, kuigi ma arvan, et võib-olla kõik ootasid, aga tegelikult on ikkagi nagu kõva sõna. Mis mulle Oti puhul meeldib, sa ei vaadanud vist Shakedowni laivi, seal katse lõpus andis intervjuu, intervjuu, kui sa seda loed, ei ole ta midagi põrutavat, aga vend säras, vend oli jutukas, vend oli täis ootusärevust ja elevust ja siuke, võiks öelda, et mitte väga tavapärane Ott. Et väga, väga teistmoodi Ott. Kas sa mäletad, kui me olime aasta aega tagasi siin ja me olime kõik väga elevuses M-spordiga, et davai, nüüd minnakse, nüüd tehakse, kõik on, uksed on lahti. See kustus kiiresti, aga täna on see seis selles mõttes teine, et me teame, mis võimalused Hyundail on. Kui mingid probleemid on, siis need ka lahendatakse kohe. Selles mõttes. Ja ma olen alati seda meelt, et pool tulemusest tuleb sõita emotsiooni pealt. Kui hästi ta seal tunneb ennast, ma ei tea, kui hästi kõik see kaader seal toimib ja nii edasi. Selles mõttes on lahe ja ma arvan, et siit nagu võib tulla midagi ägedat see aasta. Ott ja Martin on kahjuks siis ainsad Eesti mehed sellel Monte Carlo rallil, kus on 70 autot kokku stardinimekirjas, aga juba Rootsi rallist võime oodata kindlasti Georg Linnamäed Toyota Rally 2 autoga. Kuulduste kohaselt siis ei mahtunud lihtsalt, kuna pannakse piiratud arv neid Toyota Rally 2 Montes starti, vist 5 tükki. 5 tükki oli siis aga Linnamäe lihtsalt ei mahtunud sinna katti kuidagi, aga Rootsist peaks olema juba rajal. Ja Rootsis on Robert Jürgensen junior WRCs ka kohal. Mis on minu jaoks kõige põnevam, kuidas see mees hakkama saab? See saab olema väga põnev, praegu ta sõitis Lätis ralli kaasa. Aluksne ralli oli. Ja peab tunnistama, et päris hästi tuli. Et võib-olla isegi ootasin veidi kehvemat kiirust, sest olgem ausad, ega ta eelmine aasta, kui ta sõitis, siis oli see paremaid tulemusi, kehvemaid tulemusi, aga praegu oli päris sümpaatne kiirus. Nii et ma arvan, et seal Rootsis, kuigi junior WRCs on läbi aegade kõige rohkem startijaid. Ja seal on ka kõvasi vendasi, näiteks üks Pulaatsatest, noorem vend siis, kes muidu siin Rally 2-ga sõitnud viimased aastad, on junior WRCs. Et lihtne seal olema ei saa, aga ma arvan, et Rootsi võiks tegelikult alles sobida ja ta paneb Otepää ka kindlasti, nii et talveralli sõidab enne ära, nii et see käsi võiks olla päris soe seal. Kellest on kahju on, nagu nädalavahetusel sai lugeda Peep Pahvi sulest Robert Virvesest, päris keeruline on eelarvet kokku saada, kui sul ikkagi eelmisest hooajast mingit tulemust all ei ole.
Jaa, see on ülimalt kahju, et eelmine aasta oli tal kindlasti olemas ka Oti ja Redgrey tugi, kuigi palju on, et ta kasutas Redgrey meeskonna autot. Mis stiilid seal oli, täpsemalt ei tea, aga tundus, et mingi tugi oli. Ei tea, tõenäoliselt seda võib-olla hetkepildis siis vaataks, et võib-olla seda see aasta sellises mahus vähemalt ei ole. Et jah, võtta Eesti sõitjad on see jama asi, et ole kui kiire tahes. Kui lähed esimest hooaega ikka kuskile nagu suure autoga sõitma, siis sealt on teada, et sealt niikuinii väga midagi ei tule. No loodame, et Roberti jaoks sujuvad ka asjad, kuidagi loksuvad paika ja me näeme ikkagi teda nii mõnelgi rallil. Ma lihtsalt räägin see ühe huvitava loo. Kunagi olin ERC mingi akadeemia, mingi värki tehti noorsõitjatele. Ma arvan, et ma olin Tšehhis ja siis üks Škoda juht, täpselt nime ei mäleta praegu, kes seal oli ja rääkis, ütles, et kui sa tahad silma jääda, et nad jälgivad kõiki noori sõiteid, rendi endale see Rally 2 auto, kui sa oled enesekindel, sa tead, et kiirus on olemas. Tule sõida see ralli, tule kas või rendi, kui sul pole raha terveks etapiks rentida, rendi pooleks ralliks auto. Ja näita 2-3 head kiiruskatse tulemust ja sa jääd juba silma. Võib-olla ajad olid natuke teised ka tol hetkel, 2015 aasta. Aga selline mulle reaalselt öeldi, et rendi endale pooleks ralliks auto. Rentisid siis? Ei, mul ei olnud sellist raha. Põhimõtteliselt ütles, et tule rendi pooleks etapiks ralli auto ja vahet ei ole, keeras auto võssi ära kas või, aga näita paaril kiiruskatsel head tempot ja tõenäoliselt suga ühel hetkel võetakse ühendust. Et suhteliselt huvitav vestlus see oli. Mul on hea meel, et sa rentid ja vaid sa istud hoopis siin. Jaa, absoluutselt. Ma tunnen ennast siin praegu, et pearal neid aastaid võib-olla isegi kodusemalt pole nii ammu ralliauto roolis istunud. Aga igast, mis ma öelda, tahtsin, et huvitav perspektiiv, mida panna, et võib-olla Robert tuleb, saab oma, ma ei tea, 3 etappi, võib-olla 4 etappi raha kokku ja eesmärk näidata kiirust, võtta katsevõidud ja mine tea, mis ülejärgmine aasta saama hakkab, et tähtis on võib-olla ongi see aasta kohati võib-olla, ma ei taha öelda, et üle oma varju hüpata, aga võib-olla pushida natuke rohkem, kui muidu pushiks ja näidata, mis mees ta on. Aga tuleme siis võib-olla korralduslike teadaannete juurde ja räägime ka fantasy mängust. Sul on ennustus tehtud, ma loodan. Ei ole veel. Aeg on. Esimene katse. Aga siis sa hakkad laivis panema praegu. Esimene katse ei käi veel ju. Aga korralduslik teadaanne, me jätkuvalt ootame küsimusi. Kiire tšekk, kas on täna tulnud, enne saadet veel ei olnud ja ega ei olegi, aga ma ütlen sulle, Roland, neid hakkab tulema, kui sa kuuled, mis on auhinnaks. No nii. Auhinnale eelneb väike lugu. Teeme Monte Carlo ralli ajal koostööd sellise piltnikuga nagu Timo Anis. Nii. Ja tänasest pühapäevani hakkavad siis Delfi spordiportaalis ilmuma Timo Anise päeva 10 kaadrit. 10 tema välja valitud pilti, mis seda päeva kõige rohkem iseloomustavad ja parima küsimuse esitajale kuueskaik@delfi.ee pange endale kirja. Anname välja Timo Anise välja prinditud pildi tema autogrammiga. See on äge. Monte Carlost. Võitja saab ise valida. Väga lahe. Kuidas, mille seast saab valida, seda me veel täpsustame. Kui Timo kuulab, siis Hakka küsimusi kirjutama. Hakkan endale kirjutama. Pane sõbrad tööle. Jah. Kui ma pean mõtlen skeemi välja. Ma tahaks küll mingit pilti. Jaa, aga ma nüüd pean laivis tegema siis ja fantasy lingi panen ka artiklisse, see on siis endiselt vrcfun.com ja meil on siin, kui te olete endale konto teinud siia, siis panete liigad ja otsite üles 6 käik liiga. Nii et hakka nüüd rääkima. Oota, ma kõigepealt kas mina andsin auhinna fantasy võitjale eelmine aeg välja? Räägi, mis auhinna sa andsid? Jaa, kuna ma siin alguses suure suuga lubasin auhinda siis 6. käigu liiga võitjale, siis ma lõpuks pidin selle andma Jaapani ralli lõpus välja ja majutus 2 Otepääl. Nii et seda ei ole veel lunastatud, aga kuupäev oli minu eest bronnitud juba, nii et kas 5-7 on äkki ERC ralli? Rally Estonia, kui ma nüüd õigesti mäletan. Kusjuures kõigepealt meil oligi see, et ma pakkusin välja, et tule Rally Estoniaks, ma annan majutuse Rally Estoniaks. Aga vist tuleb suvitama, ma ei tea. Läti ralli ajal hoopis. Jaanipäeval võib-olla. Tegelikult Liepaja ralliga kuulsin, on päris kehvad lood juba majutusega, et mis tahab minna, siis andke kuuma. Oh no.
jah, endalgi panemata. Nii, aga nüüd minu ennustus. Kas sa loed enda ennustuse ka ette või? Jaa, ikka. Aga alusta sina. Võidab Sébastien Ogier. No, see on selline kindel valik. Teiseks tuleb Elfyn Evans. Kolmandaks tuleb Thierry Neuville. 4. Ott Tänak ja 5. Andreas Mikkelsen. Lahe, sest mul on natuke teistmoodi need asjad. Ma praegu kirjutasin kähku. Greensmith. Greensmith või panen selle Munsteri. Ära pane. Ühesõnaga, Ogier tundub lihtsalt kindla peale minek. Alati võib juhtuda midagi, aga kindla peale minek statistikat vaadates. Panen Tänaku teiseks. Oho. Ja ei põhjendagi liiga palju. Ma arvan, et seda, ütleme, sisetunne. Powerit tal sees on praegu ja võiks võtta. Panen Evansi kolmandaks. Neville 4. ja Katsuta 5. Mikkelsen lubas võidelda viimase katseni. Nii et ma arvan, et Mikkelsen käib kuskil, teeb spinni või kuskil vahepeal vahetab reffi või teeb mingit pulli. Minu shakedowni järjestus on Neville, Evans, Tänak. See on siuke, jumal teab, kuidas seal tegelikult läheb. Ja minul on, mis ma panen siia, ma seda ei pannud. Neville, Evans, Tänak panid, jah. Ma siis panen, Tänak on Power Stage'idel kõvemend. Tänak esimeseks Power Stage'il. Panen Evans ja panen Ogier. Kui ma panen Ogieri võitjaks, siis ta peab Power Stage'il ka ikkagi tulema enam hooga. What? Ja tulge siis kõik kampa. Lubanud on siis ka Kaspar Ruus ja Eigo Kaljurand meie Delfi sporditiimist, kes hakkavad sel Montel blogi üleval hoidma, on lubanud ka siis oma ennustused teha ja põnev võrrelda ennast läbi hooaja ja üritage meeles pidada, et ikkagi tuleb ennustused ära teha, muidu olete ühel hetkel maha jäänud. Ja lubame siis ka selle hooaja võitjale auhinda ja mis see auhind olema saab, see selgub juba hooaja lõpus. See selgub hooaja lõpus, sinna on aega. Jep. Aga nii ongi. Homme meil saadet ei ole. Homme väga hilised katsed. Võiks olla üks põhjus. 21.35, 22.58. Ma magan kell 9 juba tavaliselt. Kuule, eelmine aasta või eelmine aeg me tegime ikka selliseid saateid, õpetasime 12:30 ka mingitel etappidel. On juhtunud, jah. Ja. Aga karm. Õnneks teised päevad lõpevad vähe viisakamalt ja siis me oleme reedest pühapäevani 3 päeva järjest eetris. Nii et hakkame hoidma pöialt ja otsime üles oma Rally TV koodid. Mul ei ole seda ja ma pean selle tegema alles. Nii et sellega on lihtne. Aga nii palju veel, et kindlasti tuleb äge hooaeg ja püsige 6. käigu kuulajatena. Ma ei tea, mis ma öelda tahtsin eetris. Lainel. Püsige lainel, et ja nagu Gunnar ütles, iga päev selles mõttes jätkub samamoodi nagu eelmine hooaeg. Kui palju me teeme pildis, mida me teeme audios, eks see selgub aasta jooksul, kus me oleme, kõik asjad selguvad aasta jooksul ja igal juhul olemas. Nii palju võib öelda, et Lätis ilmselt oleme ikkagi pildis koostöös Läti Delfiga. Aga me peamegi õpetama natuke Läti Delfi kolleege ka, on ju? Jaa. Ja mis saab Rally Estonias, seda ma veel ei luba. Aga kohal oleme. Jaa, kui Delfis ei tee, siis teeme Instagram live'i. Jah, Twitchis. Twitchis. Aga aitäh kuulamast, läheb juba lobaks ära. Jaa, kohtume reedel. Kena õhtut. Kuues käik.